niimoodi. Ühesõnaga, kus ma olen? Põllu peal olen. Traktoriga väetan. Siuke mõnus pühapäeva hommik, päike paistab, on juba suhteliselt kõrgel. Masin töötab kenasti. Nagu te näete, mul on mõlemad käed on lahti. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab seda lihtsalt, et kui sead ja sätestad kõik kenasti korralikult ära, siis masin töötab ise. Ainult tuleb ilusti kenasti jälgida, et kõik oleks kenasti paigas. Siin kõik kilod asjad kõik kenasti jooksevad. Ja siin on GPS. GPS hoiab ilusti selget joont, et sa sõidaksid põllu pealt kenasti sirgelt. Ja siis, kui põllu ots hakkab kätte jõudma, nagu näiteks praegu, siis võtame maha ilusti kenasti. Vaatame, et jõuame ilusti siia ääre. Nii, nüüd käib piiks. Pöörame traktori ümber. Ootame järgmist joont. Vajutame nuppu. Ja nüüd läheb ise joone peale. Ise keerab. Teeb kõnks. Püsikiirus hoidi peale ja teise põllu otsa. Põllupidamise juures meeldib mulle kõige rohkem just see looduses olek. Küll jah, ma istun võib-olla traktoris väga palju aega, aga siiski sa näed seda loodust. Eriti mulle meeldib hommikul hästi vara tulla tööle põllu peale, et siis sa näed, kuidas loodus tärkab või siis töötad hästi hilja. Üldjuhul kõiksugused pritsimised ja mõnikord kombainiga töötamine või külvamine, need jäävad siukse hästi öö peale. Või need on mõistlikum öösel teha mingil hetkel. Oleneb hetkest, kui kombainiga, kui ikka päike paistab, siis on mõistlik päeval toimetada, aga kui kastet maha ei tule, siis ja vili on kuiv, siis tuleks täiega teha. Et öösel ka, et kui kõik inimesed magavad üldjuhul, siis sina töötad. Ja loodus pakub nii mõndagi. Et ühesõnaga, see looduses olek teistpidi on tore ja eks kuidas see ütelus on, et poisid jäävad alati poisteks või nii, et väikestel poistel väiksed mänguasjad, suurtel poistel suured mänguasjad, et kõik see tehnika ja traktorid ja kogu see värk mulle ka ikkagi väga-väga meeldib, et loomulikult ega põllupidamine, põllutööd või talutööd sa ei saa teha 8-5, vaid sa teed siis, kui ilma on ja mõnikord on see ruineeriv, et on päike ja kõik ja tahaks võib-olla puhata ja nii, aga midagi teha pole, tuleb tööd teha. Et siis, kui vihma sajab, siis saad puhata, nii öelda. Aga tahaks ju ka mõnikord väljas olla. Aga siiski, minul on selline tore võimalus, et ma saan teha põllutööd siis, kui ma vähegi soovin. Et kuna teater ja Demufi võtab tegelikult suure aja ja ütleme nii, et ma ei ole siia nii-öelda aheldatud. Mulle väga meeldib seda teha ja võib-olla see ongi see üks vabadus selle asja juures, et kui ma saan seda teha. Et nagu näiteks on, et pühapäeva hommiku ma veedan põllu peal, teen väiksed väetamistööd ja siit edasi juba siis... Mida te irvitate? Miks? Miks ma vahva olen? Ma ei tee selfit. Ma olen YouTuber, eks? Nii, me oleme jõudnud siia põllu peale. Minu päev algas põllu peal ja minu päev põhimõtteliselt lõpeb põllu peal. Lihtsalt vähe natukene teistes ametites on ja vennad lihtsalt filmivad ja pildistavad. Sellega see kuulus YouTuber päev. Ei lasta tööd teha, ei lasta lihtsalt. Aga Jan-Erik Sarv, sinu laada on siin keset Talinisu põldu. Milline imeline vaade. Vaadake, just see on see, mida ma
põllumajanduse juures ja looduse juures kõige rohkem armastan. Miks ma tahan töötada hommikuti ja miks ma tahan töötada õhtuti. Nagu te nägite, ma sain monteerimisega peaaegu hakkama. No peaaegu. Ma natuke harjutan veel, nii et palun ärge pahandage. Eks kõik need fookused ja asjad, et mingid asjad tulevad natuke hiljem. Me ei saa midagi teha. Ma alles õpin seda asja tundma, nii et ära süüdista mind kohe. Ja küll, igatahes põllupidamine, maaelu, miks? Sellepärast, et Demofil on tulemas uus suvelavastus, Maakas. Ja siit edaspidi me lähme nüüd YouTuberlusest üle Maakaelule. Me hakkamegi näitama ühe suvelavastuse teeditaguseid, kuidas kõik see sünnib, mismoodi. Nii et hoidke ennast maaeluga kursis ja #Maakas, vaadake Demofi Instagrami, Facebooki ja ma võiks kuidagi nüüd siin montaažis võiks proovida, ma võiks kuidagi õhku lennata siin. Sest et ma ei saa ikka siiamaani aru, miks ma seda teen.